Aga nüüd on aeg vestelda meie tänase kõige esimese külalisega ja me asume rääkima ühest, ütleme siis leiust või ühest sellisest meile ajalugu kirjeldavast esemest, mis mul tekib küll selline tunne, et kas ma olen sattunud kuhugi Hollywoodi filmi, et tavaliselt see ei ole ju igapäevane teema, et me saame siia lauale panna eseme või objekti, millel vanust suurusjärgus 30 000 aastat. Leli Aamann, tere hommikust, tere tulemast Telehommikusse. Tere, aitäh kutsumast. Alustame kohe nendest objektidest meie laual. Millega on tegemist? Tegemist on mammutite purihammastega ja need on leiud Eestist. Ehk siis meie maapuu ka peidab selliseid huvitavaid aardeid, et see on siis meilt Geoloogia Instituudi kogust, aga selle siis lahkelt laenutas mulle Eesti Loodusmuuseum kaasa siia. Oota, stopp. Eestis elasid mammutid? Loomulikult. Miks ma sellest alles praegu kuulen? Vot. kui palju Eestist on leitud mingisuguseid mammuti säilmeid? Neid on tegelikult üsnagi rohkelt leitud või suhteliselt. Ja enamik meie leide on ka pigem leitud enne teist maailmasõda. Ja sellel on ka väga lihtne põhjus, et sellel rohkem kaevati käsitsi, nii-öelda kraave, kaevati karjääre ja siis selle töö käigus siis on toodud näiteks leide, kas siis instituutidesse või muuseumitesse määramiseks. Enne kui me veel sellest räägime, siis just nagu kaevamise käigus, kui keegi hakkab karjääri kaevama või kaevamale vundamenti, kuidas, mina näiteks, kuidas ma peaksin aru saama, et see tükk, mis maa seest välja tuli, et see ei ole mitte vana kivisöe tükk, mis on siia juhuslikult sattunud, vaid see on 30 000 aastat vana mammuti hammas. No tegelikult see on ka üks põhjus, miks ma siin olen, et kutsuda üles, et kui keegi veel kaevab käsitsi, et siis ja te leiate midagi kas siis sarnast, et siis andke kindlasti teada muuseumisse või ülikooli ja samamoodi siis on Eestis leidnud ka mammuti võhkasid. Need näevad välja siuksed, neid ma kaasa ei toonud, on suhteliselt suured, näevad välja natuke nagu kaarduspuud. Ja ega ta ongi suhteliselt õnnega pooleks, kuna võibki segamini jääda näiteks mõne puujupiga. Aga milline on ikkagi kõige olulisem lugu või informatsioon, mida me teada saame nende leidudega? Iseenesest siin on 2 tükki, see on nüüd umbes, me arvame, et 30 000, sest siin on leiu andmed puudu. Et on kirjutatud lihtsalt Eesti ja on kirjutatud siis kvaternaar, mis tähendab viimaselt 1,5 miljonit aastat. Aga me teame, et kuna selle jooksul Eesti oli siis korduvalt jäetunud, siis me eeldame, et see oli umbes sel ajal, kui meil oli siin stepiala. Aga palju huvitavam lugu on tegelikult selle teise hambaga. Nii. Et see teine hammas kuulub siis mammutile, kes lahkus hingest umbes 11 500 aastat tagasi. Kas seda tohib puudutada ka? Ja, tegelikult ka. Päris mammuti hammast. Ja need on päris mammuti hammad. Ära nüüd maha pilla. Just, et ärge maha pillake. Päris raske. On jah? Ja, et nad võivad kaaluda kuni mitu kilo ja siis olla kuni 30 tegelikult, ei õigetpidi. Ei, need on juured, keerata teistpidi, siis näete lamelled, millega ta nii-öelda näris oma seda toitu. Et kõrrelised tarnad, erinevad põõsad. Aga siis see hammas on selle poolest erakordne, et ta ei ole mitte ainult Eesti, vaid siis ka Euroopa kõige noorema mammuti hammas, kes on siis seni leitud. Ehk et see sama nii-öelda elust lahkumise aasta või see on siis nagu kõige lähemal meile? Kõige lähemal meile ja siis see teebki selle väga nagu eripäraseks. Kui me näeksime veel seda kaardipilti, et siis me saaksime aru, et tegelikult Eesti maastik oli sellel hoopis just teistsugune, et me siin paiknesime. Jääliustik oli siis veel Lõuna-Soomes ehk siis mandriliustik. Meil oli siin tegelikult maastik päris teistsugune, olime üleujutatud külma merega. Siis mammutid tulid meile lõunast peale, aga nende suur õnnetus oli see, et lõuna poolt tuli peale ka metsavöönd. Kui paks see jääkiht oli tegelikult? See jääkiht võis olla mitu kilomeetrit paks ja tegelikult osaliselt selle mõju me näeme tänase päevani, et kui te mõtlete näiteks Hiiumaa peale, see on see nii-öelda maa kerge, et maa ikka veel kerkib tagantjärgi selle jääraskuse all. Aga see metsavöönd nüüd, kus kohas see siis peale tuli või? See tuli peale lõuna poolt, eks ju Leedust näiteks. Ja seal oli juba mets? Seal oli tegelikult juba mets. Ja meil oli siin kilomeetrite viisi jääd? See oli tegelikult juba lõunasse jõudnud, ehk siis Lõuna-Soome. Vabandust, mitte lõunast, vaid ikkagi põhja, eks ju. Aga meil oli selles mõttes hästi huvitav hetk, kus oli Eestis nii-öelda metsapiir. See, mida me näeme praegu näiteks tundra nii-öelda metsabiomi vahepeal. Kui palju neid mammuteid siin aladel üldse olla võis? Kas me teame sellest midagi?
ma arvan, et päris täpset arvu ei ole võimalik öelda, sest leiud on juhuleiud ja eks nad siin rändasid ka ringi, küll nad ikka käisid Läti pool ja siis käisid Venemaa pool ja eks nad. No tõenäoliselt need riigipiirid neid ei huvita. Neid väga jah ei. Aga sellest metsast rääkida, et miks nad nagu metsas ei tahtnud olla või mis selle mammutil metsa juures ei meeldi? Mammutile metsa juures ei meeldi, et ta ei saa süüa. Ehk siis see oligi Eesti või siis võiks öelda laiemalt Euroopa mammuti väljasuremise üks põhjuseid, ehk siis ta lihtsalt enam ei olnud eluruumi. Ühelt poolt oli tal, eks ju, jää ja teiselt poolt oli tal mets ja tal oli see suhteliselt kitsas piirkond, kus ta sai siis oma tundrataimi süüa seal. Ja kui see siis lõplikult kadus, siis oligi ühel pool. Aga kuidas tänapäeval ikkagi on, kas teadlased on ühel meelel selles, mis sai saatuslikuks mammutitele? Ühel meelel päris ei ole. Sellepärast, et see on tegurite kombinatsioon, et üks on see sama kliimamuutus, taimestiku muutus, kas neil oli süüa, siis näiteks Lääne-Siberist, kus meil on ka uuringud, näiteks kui te näitate seda teist pilti, kus on näha, kuidas seal on palju nagu lausalisemalt neid leida, et seal on lausa kihtide kaupa neid erinevaid luid, mammutite luid. Siis seal oli näiteks põhjuseks hoopis see, et toimus pinnase hapestumine. Ehk siis nad ei saanud enam pinnasest kätte mineraalained ja neil hakkasid tekkima erinevad luuhaigused, näiteks osteoporoos. Kõige olulisem küsimus tohib lõpetuseks. Nende luude ja hammaste valguses. Terve Eesti rahvas tahab praegu teada. Kas mammutit saab kloonida? Ma arvan, et ei saa, sellepärast, et ma olen tegelenud ka materjaliga, mis on igikeltsast pärit. Ja ta ei ole nii hea säilivusega. Et siit DNA-d kätte ei saa? DNA-d siit ei saa. Aga sellised lood, nii et esemed, objektid, mis on siis aastakümneid, siis mitukümmend tuhat aastat vanad ja mis kõnelevad või siis mis annavad meile informatsiooni selle kohta, kuidas mammutid elasid ja siitsamast Eesti territooriumilt tehtud leiud.